Eestis on juba pea iga teine inimene ülekaaluline või rasvunud ja see iga aastaga kahjuks läheb tõusuteed. Kuidas teie doktor unearstina näete unehäirete ja stressi ning kehakaalu tõusu vahelist seost? Seos on tegelikult otsene ja kui me võtame, vaatame mina enda klassi, esimesse klassi mineku nii-öelda pilti, kus me kõik seal reas kui silgud olime, mahtusime ja siis vaadates neid tänasel päeval, siis tõesti need lapsed on ülekaalulisemad või ülekaaluliste protsent on hoopis suurem ka juba esimesse klassi astunud laste osas. Ja selline vähene liikumine, just nii-öelda meie mugavus, nutiseadmete kasutamine, une ärkveloleku aja ebaregulaarsus, nii-öelda see infotulv, mis meile igal päeval, igapäevaselt kätte tuleb, see teeb meid ka ise vähem liikuvaks. Me peame meeletult kokku võtma, et minna näiteks õue suusatama, jooksma, jalgrattaga sõitma, et see on nagu eraldi selline lausa ülesanne ja see füüsiline koormus on meile kuidagi tehtud selliseks kaugemaks või vähemalt selle ühiskonna arengus tuleb rohkem tähelepanu pöörata just toitumisele, toidu kvaliteedile, kaloritele sealhulgas, toitumise ajastusele, jookidele, mida me täpselt joome ja siis samuti selle füüsilisele aktiivsusele ja oma töö, vaba aja ja unerütmi normaliseerimisele. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Palun!